Estonian Golf ja Country Club laiub nii harmooniliselt mööda Läänemere rannikut ja Jägala ja Suudmeala, et kohalike meelest tegutsesid siinse maastiku loomise juures kõrgemad jõud, kes oleks justkui ette näinud golfiväljakute rajamist. Põlistammede all linnulaulu kuulata suruneb sootuks, et Tallinna südalinn on vähem kui pooletunnise autosõidu kaugusel. Jõelähtmel saab golfimängu nautida kahel eripalgelisel täismõõtmetes väljakul. Klubimaja läheduses paiknevad harjutusväljakud sobivad nii puttamiseks, chippamiseks kui ka liivapunkritest löögi harjutamiseks. Aga nüüd oodatakse külalisi. Külalisi kiirete autodega, et alustada teekonda kaunitel asfaltteedel, mis viivad osalejad piki põhjarannikut Peipsi äärde, Lõuna-Eestisse ja lõpuks Pärnu lahe kaldale. Sellise ettevõtmise pani püsti Murakate dünastia eesotsas Margusega, kes endise rallisõitjana võitis karjääri jooksul 5 Eesti meistritiitlit ning korra on olnud ka Läti meister, Põhja-Euroopa meister ning Balti karikavõitja. Põnevaid autosid saabus kohale hulgi, aga 2 neist paistsid eriti silma. Dallara Stradale on maailma suurima vormelitootja esimene tänavalegaalne sõiduriist. Meie huvi aga paelus teine itaallasest staar, Chimera Evo 37. Selles Chimera automobiili ehitatud restomodis elab edasi omaaegse legendaarse ralliauto Lancia Rally 037 hing. Lancia Rally 037 projekteeritud 1980. aastate algul spetsiaalselt autoralli MM-sarja võitmiseks. Vastavalt reeglitel aga tuli ehitada ka tänavakõlbulikke erimeid. Tollal B-gruppi kuulunud autoga võistlesid tehase tiimis Marko Aleen, Attilio Bettega ja Walter Röörl, kelle jõupingutused tegid Lancia 1983. aastal tootjate arvestuses maailmameistriks. Lancia 037 aga jäigi viimaseks tagaveoliseks ralliautoks, mis MM-tiitlini jõudis. Chimeraga seob teda lisaks välimusele fakt, et mõlema kandmiku aluseks on Lancia kunagine seeriamudel Beta Monte Carlo. Esimene Chimera Evo 37 valmis aastal 2021. Kere valmistati süsinikplastist, topelttõõtshoobadega vedrustused ja ötas välja öölins. Süsinikkeramiline pidurisüsteem pärines Brembolt. Erinevalt kunagisest Lanciast sai Chimera LED-tuled, ABS-pidurid, kliimaseadme ja kaamerapõhise sisepeegli. Napilt 4 meetri pikkune auto kaalub pisut üle tonni, 1050 kilo, ja seda viib edasi 4-silindriline 2,15 liitrise töömahuga bensiinimootor, mis arendab 371 kilovatti ehk 505 hobujõudu. 100-kilomeetrise tunnikiiruse saavutamiseks kulub 3 sekundit ja tippkiiruseks öeldakse 310 kilomeetrit tunnis. Uuekäiguline järjestiklülitusega käigukast leidis kõigepealt kasutust Audi R8 ja Lamborghini Gallardo peal. Veavad mõistagi tagarattad. Näidikupaneel on moodne interpretatsioon Lancia algupärasest lahendusest. Moodsad näidikud konstrueeriti, disainiti ja valmistati Itaalia-Ameerika ühisettevõttes Racing Tech.
Teadaolevalt maksab Chimera Evo 37 tublisti üle €500,000. Tootja plaanis ehitada täpselt 37 eksemplari. Rallisõpradellegi oli trassil tuttavaid kohti. Nii olid kiiruskatsed näiteks Grüneri Valgjärve vahel ning Kündja, Haanja ja Rõuge kallis. Maanilise teekonna Eestimaa metsade vahel võttis seekord ette 60 autot.